Tere, podcast 442 on teie ees podcast, mis räägib Eesti jalgpallist. See on podcasti 442 episood number 175. Mina olen Ivan ja mu kõrval on Maarja. Tere, tere. Nii, ja enne kui me alustame, kerge mitte jalgpalline asi. Need, kes ei tea, väga vähesed tegelikult teavad, et mõlemale meeldib ka laskesuusatamine ja tegelikult meie Telegrami kanalis, või mitte meil on Telegrami kanal, millega tasub liituda, aga Telegrami keskkonnas on olemas ka väike laskesuusagrupp, mille raames me teeme ka laskesuusa fantasy't. Ja Maarja Tromp on, nagu ma lubasin, ma organiseerisin seda. Ja nagu ma lubasin, siis võistlussärk Eesti laskesuusatajate autogrammidega. Siin mina, mõned ei tunne ära, aga näiteks Johanna Talihermanen, Susan Külm, Regina Ermits, Rene Sahkna, et kõik koondislased andsid autogrammi, nii et palju õnne võidu puhul. Ja, aitäh sulle ja aitäh siis Rene Sahknale ja laskesuusatajatele selle toreda meene eest, et kindlasti läheb minu elus tähtsale kohale. Absoluutselt, ja Maarja on tegelikult seda laskesuusa fantasy't 2 aastat järjest võitnud. No nagu enamus fantasy's, kus ma ikkagi mängin. Meistriklass, vaata, et see tuleb tunnistada, et järgmine aasta äkki kui Ekvard viitsiks jinksida mitte mind, aga Maarjat siis läheb kas paremini, aga selleks. Kuna me juba siin Põhjalas oleme, siis räägime natuke EpicBetist, kui me tulevast nädalast räägime, võib-olla mainime veel, aga 2 olulist asja on esiteks sel nädalavahetusel Levadia Paide mäng on ju, ja EpicBet pakub, tead sellist asja nagu early win või? No ikka olen kursis. Et kui 2 väravaga keegi läheb juhtima, olenevalt sellest, kas ta lõpuks võidab või mitte, siis su panus on võitnud. Aga selleks mänguks pakub Epic Early Win, mis tähendab, et kui mingi võistkond juhib mingil ajahetkel, mingil suvalisel ajahetkel, näiteks Paide läheb juhtima Levadia vastu, siis su võidupanus, või kui sa panustad Epic Early Winile, siis sa oled võitnud, Paide võib kas või 4 värava kaotada pärast seda. Kusjuures ju eelmine aasta karikafinaalil oli ju, et Paide läks Levadia vastu 2 kätte ja mul on vastupidi näide sulle, et alles siin paar nädalat tagasi Levadia läks ise juhtima ja kaotas lõpuks Paidele, nii et selline eri asi, et vaatame, kas võtab hoogu või mitte, et võib-olla mõnel mängul veel saab Eestis seda teha või koondise mängul näiteks. Ja teine asi on see sama vaata Epic Share, mis on, et Maarja ise isiklikult lubas mulle ekraani välist hakkab rohkem jagama enda lingiga, sest et tema tahab neid klikke ja tema tahab ikkagi ma tahab feimi ja kuulsust ja raha. Ütleme, ma olen hetkel natuke hasartmängudes puhkusel olnud, et tuleb vastutustundliku hasartmängu ka propageerida. Tubli absoluutselt, aga nüüd täpselt sinu jaoks ongi see uus asi loodud. Räägin inimesed praegu siin kõik investeerimisrahad välja erinevatest fondidest, Enefit Greeni asjad hakkavad ka varsti rahvale tulema, et praegu on ideaalsed võimalused, et EpicBetis Maarja hakkab tegema. Ma just vaatasin enne meie salvestust, aktsiad on üles läinud jälle, et vahepealne mõõn on läinud. No, kas sa pole näinud siis, et mõned Premium Liiga mängijad viimastel nädalatel paremast ujus olnud väljakul kui kevadel? Ma olen näinud, et Tristan Koskur müüb pileteid näiteks Facebookis selle, mis ta on see Justin Timberlake'i kontsert. Äkki tahab koondise mängule minna või saabki koondise. Vaata, kusjuures selliste asjadega on alati nagu põnev, et vaata, kui vanasti olid seal pärast liiga hooaja lõppu novembris, seal detsembris olid need B-koondise laagrid kuskil Okaanis ja värki. Ja siis need mängijad, kes üldjuhul vaata koondise ringi ei kuulu, aga ongi sellised B-koondise kandidaadid nagu ütleme Tristan Koskor isegi võiks nagu sellistes koondise nimekirjades tihtilugu isegi olla. Paneelisid oma reise, vaata, soojama reise pärast hooaja lõppu. See on alati küsimus, et kas sa saad sinna nimekirja, saad oma reisile või siis saad sinna koondise nimekirja ja minna koondise reisile või sul on oma kuskil seal mingi Egiptuse reis, kus sa siis pead minema. Et minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, siis nii mõnigi mängija, mitte nii mõnigi mängija, aga üks mängija oli küll, ma isegi nime ei mäleta praegu, kes siis eelistas oma puhkuse reisi sellele, et minna koondise reisile. Aga midagi mul siukest praegu ägusalt tuli meelde, aga see pole midagi kindlasti. Mäletad ka nime või? Ei, ma nime ei mäleta. Jah, sa ei mäleta kunagi nimesid, kui ma küsin. Jah. Okei, rääkides särkidest, tulid Team Klavan särgid müügile ja mul, see oli nagu selles mõttes pettumust valmistav. Mitte sellepärast, et ütleme nii, et Nike särk ongi kallis tänapäeval on ja trükk ja kõik asjad maksavad loomulikult, aga minu meelest oleks sellel kõigel asjal jumet olnud siis, kui ongi, et need oleks palju rohkem kättesaadavad, et neil oleks nagu rohkem massiliselt ja ma ei tea, koondise mängud on tulemas, ma kujutan ette, et Eesti Iisraeli või Eesti Norra vastu, et selline
kolmandik staadionist oleks sinistes särkides Team Klaavaniga, noh, see oleks juba siuke huvitav rest, aga ma lihtsalt ei usu, et see läheb massidesse, kui selle hind on 45 €, et kogu austus juures sa ei osta särki, mille relevantsus kaob 19. juuni järel ära. Aga kas kaob, vaata, ma arvan, see on meene nagu selleks kogu selle perioodile. Ei, see kaob selles mõttes ju ära, et nagu just laiema publiku jaoks see fookus ongi see kampaania, et kampaania ära nagunii see nagu tähtsus või relevantsus kaob ära. Aga mis puudutab neid särke ja koondise mänge, siis ka ütleme, erinevate särgikujundustega on võimalik erinevaid tifosi teha, et võib-olla siis Team Klaavani liikmetele on mingi mõte, et kuidas koondise mängul see näiteks ägedaks teha. Muidugi ma ei tea, kas see sisse saab üldse, seal tihtilugu jalgpallikoondise mängudel teatud asjadega sisse ei saa. Ma pusa peale, siis võtad pusa ära. Äkki meie sponsor Replik, et viitsib ka mingi hoopis ise teha mingi särgi vaatama. Mõtte ma edastasin edasi. Las nad menetlevad. Aga kui me Klaavanist rääkisime, ma arvan, et põhiteema võikski olla see üritus, mille nimi oli jalgpallikäred, kuhu sa ei läinud. Mina ei jõudnud. Nagu klassikaline halb õpilane, kes ütles, et on haige. Yeah. Aga ühesõnaga vahet ei ole, jah, sa ei käinud, mina käisin, et äkki räägime nüüd sellest valguses hoopis alustamegi oma episoodi. Aga enne, kui me alustame, mul on, ütleme nii, et mul on üks mure ja ma tahan seda jagada. Et mina ei saa aru, kuidas Eesti jalgpalli ringkonnas on inimesed nii ükskõiksed. Sulle antakse võimalus, täiesti tasuta võimalus, pikalt ette teada võimalus, sulle antakse päriselt huvitatud inimesed, et sa kas või lihtsalt väljendaksid ennast, et sa toonitaksid need murekohad, probleemid, pakuksid mingid lahendused võib-olla enda vaatenurgast ja lõpuks on seal väga, väga väike osalus, mis on minu arust väga kurb ja see näitab mingisugust ükskõiksust, ma ei tea, mis on selleni viinud, aga see on igatahes kurb fakt ja tegelikult me võime siin Aivarit, ma ei tea, kritiseerida või mitte, aga iga inimene tegelikult vastutab seal juures ka ise, et nii, ma ei tea, noorteklubid, nii madalamate liigade klubid, niisama spordisõbrad on ja ma arvan, et ma oleks leidnud selle aja, mina leidsin selle aja töö kõrvalt, et lihtsalt oma 3-4 tundi seal viibida ja sisendada. Ja ega selles mõttes tuleb suga nõus olla, et loomulikult seal ongi, et mingid kindlasti, mitte mingid, aga paljud need madalama liiga klubi juhid ja ka noortetiimide juhid ei tööta täiskohaga jalgpalli. Sa saad aru, et kõikilt ametikohtadelt ei saagi töö ajal ära tulla ja kõik on see nagu aru saada. Aga kui sa vaatad täpselt seda massi, siis nii palju, kui ma ka nagu piltidelt ja asjadelt aru sain, siis just neid, kes ikkagi nagu moodustavad selle suure massi, neid seal liiga palju ei olnud. Mis oli positiivne, siis tegelikult üle 50% premium-liiga ja esiliiga klubisid on tegelikult ikkagi nagu olnud kaasatud nendesse protsessidesse, et kui ma vaatan nagu see tippjalgpalli nurga alt, siis see on isegi nagu see positiivne asi, mis mulle see silma jäi. Nii, põhimõtteliselt olid osa nagu, olid esindatud siis Paide, Kalju, mis seal edasi? Kalev Harju, jah. Velko Viimsi, Premium-liigast. Nõmme United. Tammeka oli ka. Jah, et selles mõttes ongi, ei olnud siis, ma räägin iseseisvatest klubidest, FC Tallinn ei olnud, Narva Trans ei olnud, siin sa võid nagu natuke aru saada, et Narval ongi, see selleks. Vaprust vist ei olnud, aga ka nende linnas muidugi ei olnud, ma mingis mõttes on aru, Flora Kuressaare ka ei olnud ja Levadiat ka ei olnud. Kuigi Levadiast töötav Saho Vaiko oli, aga tema esindas siis ennast, ma eeldan. Esindas seda, ma ei tea, Saho Vaiko jalgpallikooli või mis iganes tal selle äriettevõtte nimi on? Võib-olla. Eks seal ongi, ma ei tea ka, mida Martin Klasen täpsemalt seal esindas. Aga kuule, ma ei tea, et ma pakun välja nii, et ma räägin, kuidas see formaat oli, et see oli niimoodi, kogunesime, siis oli väike sissejuhatus, väike mõtteharjutus, ma jagasin Telegrami grupis ka, et nii kui ma räägin tegelikult, ma panen äkki tausta selle pildi, et küsiti, et valige üks isik seal pildi peal, et kui te peaksite ütlema, mis isik iseloomustab Eesti jalgpalli, siis mis number te pakuksite, et te võite meile kommentaarides ka kirjutada, et need, kes YouTube'is ja Telegramis ei ole, võite kirjutada huviga pärast vaatan. Ja siis oli, ja pärast oli nagu, jaotusime nagu 6 laudkonnaks, igal laudkonnal oli oma nii-öelda lauajuht, teemajuht ja igaüks sai siis käia 4 erinevas lauas, lihtsalt aega rohkem ei olnud
ja oligi selline nagu välk mõtete jagamine, see ei olnud nagu niimoodi, et sa istud jalg üle põlve, arutled pikalt mingil teemal, ongi välk siuksed asjad, igaüks mingi minuti kahega pakub midagi, siis need samad minigrupid pakuvad siis üle laua midagi, lauajuht paneb kirja ja pärast lõpus presenteerib. Et ma siis pakun välja nii, et ma käin need kõik teemad läbi, ütle, mis mina ütlesin. Ma kõigepealt ennustan, et millised 6-4 sina valisid? No sa ju ei tea kõiki teemast, ei teada? Ma tean, ma ikkagi hoidsin. Okei, need teemad olid siis... taristu, sa käisid kindlasti taristu lauas. Kõigepealt oli nii, et vaata, sa läksid sinna ja naiste jalgpalli oli nagu hästi vaba ja me läksime nagu need, kellega ma nii-öelda koopereerusin. Priit oli seal, on ju, teie rühmitusest, Kermo oli seal ja ühesõnaga Martin Klasen tuli ka sinna lauda, et me alustame sealt. Ja tegelikult reegel oli nii, et sa pidid nagu päripäeva liikuma, aga põhimõtteliselt sa võisid veits nagu vahetada. Et siis ma alustan naiste jalgpallist, aga sa võid edasi öelda, mis teemad. Ütleme naiste jalgpalli. Välistan need 2, mis ma ei läinud. Noorte treenerid, ma arvan, sa ei läinud. Ei. Ja teine võib-olla siis, 2 varianti, mis mul oli, ma arvan, sa ei läinud sinna võib-olla innovatsiooni siis. Jah, ei läinud. See ei jäändki mul nagu tee peale. Ma mõtlesin, et treenerid, ma mõtlesin, ma päriselt, mul ei ole mõtet sinna ma olen lihtsalt, on targemad inimesi, vaata, no ei ole mõtet. Ma olen liiga kaugel sellest teemast. Innovatsioon, ma lihtsalt nii väga tahtsin rääkida sellest majanduslikult sustainable, ehk siis edukad klubid. Ma tahtsin taristust rääkida ja fändlusest ja kogukonnast oleks imelik, kui ma sinna ka ei läheks. On ju. Et ma oleks võib-olla tahtnud et see innovatsioonist ka midagi rääkida, aga las see jääb. Võib-olla ma siis räägingi need teemad, kus ma ei käinud, et Martin Rein presenteeris lõpuks, ega seal selles mõttes midagi, keegi ei käinud midagi hullu pööra midagi välja, ta lihtsalt presenteeris need punktid ja Andres Birnbaum siis, kui ta presenteeris seda innovatsiooni, mis ta ütles, et tema kui IT-inimene, et need mõtted ja nii olid tema jaoks üllatavalt tagasihoidlikud, vaata. Ehk siis tema jaoks ongi see näitab, et inimestel nagu mingid baasasja on puudu Eesti jalgpallis. Baas mingi tehnoloogia on lihtsalt puudu meie jalgpallist. Mulle ei see nagu lause hästi meelde, kui ta kirjeldas seda. Ma kipun sellised inimesi usaldama nende hinnangutes. Aga järgmised teemad on ju. Ja nagu ma ütlesin, alustasime naiste jalgpallist ja ma lihtsalt räägin need punktid, mis ma välja tõin, lihtsalt mis mul pähe nagu lõid, sest tegelikult see on hea formaat. Antakse väga limiteeritud kiire aeg, esimesed asjad, mis pähe löövad ja siis kirjeldad lahti ja kui sul endal mingi teema puhul enda mõtted tulevad vaata, siis sa võid ka lisada. Mis ma naiste jalgpallist enda vaatenurgast välja tuua on see, et loomulikult see on probleem, vaata, palju suurem probleem naiste juures, et mineks ära spordist, et lõpetaks ülivarakult, mis on arusaadav, aga mina näen seal on palju põhjusi, aga üks põhjustest on see, et ei ole eeskujusid, ei ole nagu perspektiivi ja eeskujusid, et kui sa vaatad, et su väljavaade ongi reaalselt meistriliiga, mida keegi üle ei kanna, sa ei saa isegi vaadata seda, siis sa validki midagi muud, mis ma ei räägi isegi siin palgast, palk on üldse seal väga kauges. Ma pakkusingi, et leida, see ei ole nagu väga kallis, aga ülekanded on ju, otsida kangelased, eeskujud, lood ja mis minu jaoks oli väga oluline, on need 16-18 aastased talendid, et selles vanuses nad on veel võimekad Euroopas nagu läbi lööma. Et need kanalid ja ma ütlen, et nagu jalgpalliliit peab kõike tegema, vaata, aga nagu see on see siht, kuhu Eesti jalgpalli võiks liikuma, et kanalid, et meie 16-18 aastased tüdrukud saaksid nagu kuhugi välismaale, kas või Soome, Rootsi vaata, et nad saaksid proovida selle ennast. Kui neil siis läbi tulevad tagasi, ma ei tea, jätkavad meistriliigas või ma ei tea, teevad mingit muud asja. Ei ole nii kriitiline, et jõuavad veel õppida ja nii. Et need olid need asjad, mis ma välja tõin. Et seal Martin Klasen tõi hea pointi, et millest ühesõnaga tõi hea pointi, et tegelikult et me saaksime ju, kuna nagu me ei peaks olema nagu UEFA kalendriga võib-olla nii ranged sees, et me võime võib-olla koondisega rohkem laagreid teha, et see koondis ise oleks ka tugev, vaata, et oleks paremad tulemused ja siuksed asjad. Kas me praegu ei olegi selle naiste jalgpallis just UEFA kalendrist nagu nii tugevalt seotud, et me teeme neid laagreid talvel? Vähemalt mul on selline mulje jäänud. Mina, kas ma pole naiste jalgpallis üldse ekspert? Ei, siin on point pigem, minu jaoks on see point pigem selles, et vaata see liiga on mängid talvest talveni ja pead 12 kuud, sa oled nagu amatöör
aga noh, ja teed ikkagi suht suurel määral trenni ja peadki 12, ma ei tea, 365 päeva aastas olema ülihäas vormis, mis on nagu... Ja, no seal peeti rohkem silmas neid keskmise liiga mängijad, siis mitte koondise mängijad. Jah, vot. No ma ei tea, tõenäoliselt sul ei ole nagu Eesti jalgpalli... No jah, mina sinna, ütleme, töörühma poleks ise läinud, vaatas, ma ei oska tõesti midagi kaasa rääkida Eesti jalgpalli koha pealt. Liis Lepiks juhtis seda. Siis edasi läksime fännluse juurde, mida juhtis siis Kalmar Liiv ja no... selles mõttes seda nii palju jauratud ja selle anti mingi minut aega, kes igale postitud 1 minut, mul tuli vist 7 postitud midagi sellist. Aga ma küsin kiirelt ära, ma lugesin mingit kommentaari ka, et kas sina olid ikka see, kes nõudis tasuta õlut seal? Et see oli sinu sellest... Minu pointist. Väga hea. Hästi kasvatatud inimesed. Ja no mis seal ikka, selles mõttes ju taristu... No selles mõttes lõpuks me peame lihtsalt mängima fännidele, on ju. Ongi kõik, või vähemalt mingil määral me peame aru saama. Ma tahtsingi kohe sinna tulla. Kas jäi nagu mingi mulje ka sellest kampaaniast, et siin praegu nagu see ei ole nagu laiem kampaania, siin on nagu töörühmad, kindlad valdkonnad, aga see nagu mulje, et see fännid on umbes, ma ei ütle, et sama tähtsad kui mingi noorte treenerite taseme või see, ütleme, tingimuste parandamine, et on siuke mulje, et nagu see fännlus on ikkagi nagu mingi primaarne asi meil siin Eesti jalgpallis, mille poole nagu püüelda. Kusjuures mulle tundus, et just Kalmari ja Mart Raamatu liitumisega see on nagu väga tugevalt nüüd jälle fookuses neil. Just nagu ma taristu juurde jõuan pärast, aga need inimesed nagu mulle tundub, et nad saavad sellest väga hästi aru, nagu väga hästi aru. No võiks õiged persoonid olla selle jaoks. Ja just, no ongi. Ja selles mõttes ongi väga hea konsultatiiv. Üks inimene ei saa kõigest, kõike fookuses hoida. Ja väga hea, nagu arutasime seal mingit asju. Mul oli üks postit kalender, ma jaurasin mingi selle juures, siis Kalmar küsis üli hea küsimus, et suke nagu korra, kas ma võin siin nagu nii-öelda, küsis, et kas ma vahele segada, et ütles, aga kas me peame vaata nii palju mängima, lihtsalt küsis Kalmar Liiv, kes on Harju JK juht, küsib minu käest, ma ütlen, ei pea, kui sa minu käest seda küsid, te peate teiste käest seda küsima, ma küsin seda kogu aeg Aivari käest, vaata, et mingis mõttes ma saan aru, et paljud inimesed mõistavadki asju samamoodi. Said siis nagu selle nurga alt õiget signaale, et see praegune jalgpallisüsteem ei soodusta siis kogukonda kasvamist? No see oli tegelikult ju ideede genereerimise see, et kas ma sain sellest, ei saanud ju, kui sa nii küsid, ei saanud ju aru, aga pigem nagu kuuleti ikkagi huviga vaata ja meil oli hea suhka fännide punt ka, fännide grupp ja ega kõik ei ole nii, et kui sa ainult kalendri muudad, et kohe tulevad fännid, et seal on nii palju muid kooslusi, ma tõin välja ka veel ma ei tea, digimaailma, online maailma, turundus kui selline töötamine fännidega ja nii edasi on ja match day experience, nagu kõik need asjad, see kõik on üks tervik, nagu see fänn jääb sinuga ainult siis, kui ta tunneb, et see mäng, et tal on hea olla sinna, et teda tahetakse sinna, et tema peale on mõeldud, et tema iga sammu peale on mõeldud, neid samme ei pea väga palju olema, eriti meie selles, aga muidugi infra ka, et ma ei tea, minu meelest iga asi, mis me remondime või teeme, me peaks arvestama kahe asjaga, mingi tuuleneed ja katus. Ma ei tea, kuidas me tänapäeval aastal 2025 renoveeritakse mingit staadioni nii, et meil ei planeerita isegi mitte katuseid tribüündi peal. See oli nagu selles mõttes tore see ja meie grupp seal andis väga palju sisendit. Ja minu meelest vaata hea, et meie grupi sees oli ka Martin Klasens, ma nägin, kuidas nagu suke klubi nii-öelda juhi poole pealt, kuidas tema mõtleb. Tema näiteks tõi välja selle, et vaata, meil on tegelikult palju koondislasi, aga me ei kasuta üldse seda ressurssi, et kust nad tulevad. Piltlikult öeldes, et kui on mingi koondise paus, aga seda ei pea koondise pausi ajal tegema, et me võiks nagu, Karle Kopein on nii-öelda Nõmme Unitedist tundnud, et ta tuleks sinna, on ju. Et mis iganes Lassi Sinjavski on trans, et seda võiks kuidagi nagu suuremaks puhuda, et meid külastab koondisland Sinjavski ja nii edasi. Me ei kasuta üldse seda ressurssi, et need on nagu koondislased, aga nad on tegelikult, nad tulevad ju klubidest, mis klubidest nad on, see päritolu, see lugu oleks nagu ikkagi põnev. Sa tõid nagu naiste jalgpallis selle välja, et nii-öelda te ei ole nagu eeskujus ja siis minu meelest, see on ka väga hea näide, et kus need mängijad pärit on, aga need samad mängijad, kes hetke seal mängivad, mingid staarmängijad, nende mängijate brändimine on tegelikult Eestis on nagu totaalselt null. Et tegelikult see ongi see sama kõige kurvem näide, et kui absoluutne Eesti jalgpalli legend Ragnar Klavan tuleb Liverpoolist Tallinna Kalavisse lõpuks on, siis seda tegelikult ei suudeta ikkagi, ei suudeta ergeks teha Eesti inimesele, et kuule, et siin on Liverpooli mees, keda käisid iga nädal käis sadu eestlasi vaatamas Liverpoolis,
neid siin sadu eestlasi nüüd ei tule Liverpooli seda legendi vaatama Eestisse. No. Mul on üks idee, et sorry, tulen põikan hästi jalgpalli tagasi, et kui kellegi aeg on, siis võtke Keter Laarilt, kes on ainus naisjalgpallur, kes on nii kaua ühes tippliigas mänginud, võtke intervjuu näiteks Soccernet võiks teha või kuidagi, et jumala, ma arvan, et sealt saaks häid lugusid ja huvitaid. See selleks. Vot siuke, see oli nagu, no see oli täpselt meie jaoks töörühm, on ju. Siis edasi oleks ma pidanud minema treenerite juurde, aga ma selle skippisin, ma ülejäänud meie grupp läks, mina läksin majanduslikult edukate klubide juurde. Seal oli muidugi juba väga palju mõtteid, mida ma ei hakanud lisama, Veiko Veskimäe juhtis seda gruppi ja ma sattusin kuidagi nii, et oli seal Kams ja Jaanus Pruuli ja mingid paid inimesed olid seal. Ja mis ma lisasin enda poolt lihtsalt on see, et loomulikult, et kui sa tahad, kuna ma olen olnud selles rollis elus natukene, kus ka minu juurde tulevad mingid spordiorganisatsioonid, inimesed ja paluvad, et kas võiks toetada. Ma mõnda aega praeguses töökohas ka näiteks pidin selle eest vastu, mõneks nüüd ei pea. See on väga, väga raske otsus on, tegelikult tahaks kõiki toetada, aga see selleks. Ja ma andsin lihtsalt enda poolest paar sisendit. Esiteks, et klubi peab olema valmis töötama koostööpartneritega. Et mõni koostööpartner ongi, tal on jumala okei, tal on lihtsalt see heaolu, et ma toetan kohaliku klubi näiteks on ja jumala fine, minu bänder on seal ja kuskil ajalehes on üks artikkel, on jumala fine. Mingid ärid on sellised, nad tahavadki kasutada, ma ei tea, mängijad mingi sisu loomisel näiteks või mingit üritusi teha, mis iganes on. Sa pead olema valmis, sa pead lihtsalt ära kaardistama, mida sa saad pakkuda, millised on sinu väljundid nii, ma ei tea, staadioni kõrval, online meedias ja nii edasi on ju. Ja teine asi, mis ma tahaks välja tuua, sellest me räägime sinuga pikemalt ühes teises teemas, aga väga palju räägitakse seda publikust. Tuuaks välja, et meid käib, ma ei tea, iga mäng käib 400, meie keskmine on 500, Eestis muidugi vähem, aga see selleks või suurem mängul tuleb 1000 inimest näiteks. Aga mina nagu vaataks seda teise nurga alt, mina kui nagu ärimees või ma ei tea, ettevõtte esindaja, palju teil on maksvaid kliente? Kui palju teie fännidest ostavad reaalselt pileti, kui palju teie fännidest ostavad teie merchi ja sellist asju, näidake seda asja, sest et kui sa lihtsalt vead mingid inimesed kaasa, okei, sul on võib-olla 1000 inimest seal, aga kui nad ei osta isegi sinu piletid, siis nad ei hakka ka minu kui sponsori toodangut elu sees ka kasutama, nad ei ole nagu, ma ei taha öelda, see on nagu äri mõttes kasutumass selles mõttes. See sõltub, mis toodangust me muidugi räägime, et näiteks peekult öeldes tuues see legendaarne lause, et andke tasuta õlut vaata ka mängudel, siis ma arvan, et kui sa lased inimesed näiteks tasuta isegi mängule, mida ma ka absoluutselt ise ei poolda loomulikult, siis kui on sul näiteks mingi õllepartneriga on diil seal, siis ma ütlen, et tasuta inimesed ostavad sul väga hästi seda õlut seal. Oleneb mis hinnaga. Aga ei mõned on võib-olla, selles mõttes sul võib 1000 olla last ka näiteks, mis see on jälle... Nendele pakud jäätis seal. Jaa, aga sa mõtled nagu selles mõttes, ikkagi sa pead pikas, iga tegelikult partner tahaks ka sukest pikemat koostööd nagunii on, et ega see ühekordne koostöö ei anna laias laastus väga suurt midagi. Ja see ongi, et pikas perspektiivis hakkab lugema see, mida rohkem sul on maksvaid kliente. Lihtsalt ettevõtte vaatenurgast, see on see, mis sisend ma andsin. Ja ma arvan, et vähemalt paide inimesed said sellest aru ja ma usun, et ka, ma loodan, et teised klubid hakkavad ka sellest aru saama. Vot, üldse seal oli siuke huvitav, ma arvan, et kogu Eesti klubide see juur, sa saad majanduslikult nagu edukas või vähemalt nagu püsiv, stabiilne olla siis, kui sa oled sunnitud käituma nagu ettevõtte või vähemalt majanduslike reeglite järgi. Et mis meil on ju tegelikult klubid MTÜ-d esiteks ja teiseks meil on ju premium liiga eraldi struktuuri ei ole, meil on nagu jalgpalliliit on ju. Põhimõtteliselt kui klubide jaoks on väga suure määral mingid dotatsioonid ja siuke asi, ega siis ei hakka see majanduslik loogikaga tööle. No ütleme, majanduslik loogika ikkagi inimeste pealt saab hakata tööle siis, kui need klubid tähendavad inimestele midagi. Me ei ole seda suutnud luua, et need klubid ikkagi laiemale massile midagi tähendaks. Seda toodi küll seal välja lauas, et see peab ka ikkagi mingisugune identiteet peab klubidel olema. Mina olen kogu öelnud seda, et ma olen sinuga selles mõttes nagu totaalselt nõus. Tasuta asjad ei ole pikas plaanis head, kindlasti mitte. Aga selle loogika on see, et seda raha saad hakata teenima siis, kui sul on need inimesed, kelle käest teenida, sellepärast, et nad hoolivad sinu tegemistest. Senimaani, kui need inimesed ei hooli su tegemistest, nad ei vii sulle ka raha.
Vot, see oli see laud, on ju. Siis ja viimane oligi mul siis infrastruktuur, mis oli juba siuke kokkuvõttev sessioon pigem. Seal oli ka väga, no Mart Raamat ise, ta nagu lähtus enda mõtetest ka nagu fännimugavus ja see on ju, aga tegelikult infrastruktuuri tähendab ka, ma ei tea, treeningtingimusi, ma ei tea, mingid riietusruumid, no siuke olmestik. Väljaku kastmisvõimalused. Ja, ongi, kõik need asjad on ju, kõik need asjad toodi välja, et ma väga palju tegelikult, väga paljud muud teemad ka, ütleme nii, põrkusid või põimusid kokku infrastruktuuriga. See infrastruktuur on väga-väga seotud paljude teiste asjadega. Ja seal nagu mul endal oli juba raske midagi lisada, et üks asi, mis oli muidugi, mis tegelikult Martin Klasen ütles, et praegu on see nõue, et klubil peab olema või nagu mingist ajast peab murul mängima, vaata. Siis ta ütles, et võib-olla kaotaks selle võime ära, või mitte võime, aga nõude ära. Ja siis saaks klubi ehitadagi endale ühe kunstmuru staadioni ja siis ta ei peaks nagu alla rentima mingi, ma ei tea, talvel mängib siin, suvel mängib siin, et siis ei tekigi mingit identiteeti ja siis oleks nagu huvi alla, noh ta tõi näite, nagu Nõmme näited näiteks, et siis tekski Männiku võib-olla kunstmuru staadion ja siis hakkaks seal ümber juba ehitama midagi on ja siis sul on motivatsioon ehitada, sest sa kasutadki seda kogu aeg alates, et seal mängida. Absoluutselt, sellega ma olen totaalselt nõus, noh. Ma ka ideaalis tahaks, et me mängiksime jalgpallimurul. See pole realistlik uskuda, unistada isegi sellest, et meil igal klubil oleks selline 3-4 tuhandene normaalne kinnine staadion, nii kunstmuru kui ka muru. No see pole realistlik. Seda meie eluajal ei näe siin mitte keegi, et meil oleks igal Tallinna klubil oleks selline, Tartus oleks korralik kunstmuru staadion, Narvas oleks korralik kunstmuru staadion, Pärnus, no seda ei juhtu, no reaalselt seda ei juhtu. Sa mõtled muru, mitte kunst? Ei, ma räägin, et mõlemad oleks, et oleks nii kunst kui muru, et noh, me vaatame, et noh, Pärnus väga okei murustaid, Tartus okei murustaadion, aga tegelikult see olekski see, et noh, ma saan arvu, et sinna vaja panna mingid muud kergejõustiklased ka praegu peale ja seda ei saa kasutada ainult nagu jalgpalli hüvanguks, aga meie jaoks infratingimused oleksid Eestis noh, ideaalsed lausa, kui me saaks panna seal tõesti nii-öelda Pärnusse, Tartusse need kunstid ja ehitada kokku see, et oleks jumala normaalne. Samamoodi Aleku Kreenaga ja noh, Kadriorgu seda muidugi mitte, aga no lihtsalt rääkides nagu sellest, et mis on nagu realistlik, no siis realistlik on see, et meie kliimavõtmes tuleb mängida kunstil piisavalt palju harva mänge, siis tuleks seal mängida tegelikult terve hooaeg. Vot ja no sellega ma ongi nõus, et see, kuidas sa lood identiteedi kui mingil, noh, et esiteks meil on nagunii juba see sisse programmeeritud see talvel mängimine, siis sa veel mängid kuskil, rendid mingi Sportland Arena ja Tallinna klubidel on niigi raske ja siis ongi, kõik mängivad seal Sportland Arenal, no mis klubi sa oled, siis mis näo klubi sa oled lõpuks, et see täiesti nõus sellega ja noh, et seal ongi, edasi ongi juba see, et üks asi, mis mulle tegelikult meeldis, üks mõte veel, mis käis meie ajal läbi, et näiteks Tallinnas ja Tartus on suht palju vaata neid nõukaaegsed koole ja nende juures alati oli nõukaajal tehti mingi murulapikesele nii, et need on tegelikult, ma ise tean rajoonis suht tihti korrast ära vaata, et tegelikult see, ma arvan, et põhimõtteliselt see oleks väga kallis projekt, kuidagi KOV-iga koostööst annaks teha jällegi mingid kunstmuru väljakud on ju, et seal saaks mingid võib-olla kõige nooremate gruppe teha, näiteks trenne ja nii edasi, et minu arust see oli nagu täitsa väärt mõte, mida võiks rakendada, aga ma olen võib-olla sipa sellistest asjadest nagu kaugel, mingid koostööd kohalike omavalitsustega ja nii edasi. Aga nagu isegi kuulsin juba endal, mitte et silm läks ära, ma hakkas nagu mingi mõte jooksma ja käisin kaasa või mulle lihtsalt põnev oli teiste inimeste ideid ja vaatan, kuulata, minu arust nagu selliseid asju peaks nagu kuidagi rohkem olema, et võib-olla ongi mu jaoks esimene kord ajaloos, vaata taas me käime seal fännidega lihtsalt, ma ei tea, Aivariga rääkimas, tegelikult see on nagu naljaüritus selles mõttes, et me lihtsalt, keegi elab võib-olla välja ennast, keegi teeb huumorit, keegi üritab, ma ei tea, 27. korda sama asja nagu viia sinna, ja siis lõpuks kuuled veits sellist irvet vastu umbes on või mingid kokku sobitatud argumente, on ju. Et see oli nagu, mulle meeldis, et ongi erinevast valdkonnast. Ma olin fänn seal, keegi oli esiliiga B-klubi juht, Premium-liiga klubi juht, esiliiga klubi juht, mingisugune treener oli seal, on ju. Et kõik kuidagi oli nagu selles mõttes minu arust, sihukest asja tahaks nagu rohkem näha meie Eesti jalgpallis. Ja nagu Veiko ütles, et kui
et kui meid valite, siis selline ongi tuleviku juhtimisstiil, et noh, mina ei saa kahjuks valida, vaata. Võta või jäta, noh, et aga see täpselt ju see, mis sa kirjeldasid, see nagu praegu see eesmärk väliselt ongi täpselt, et kõigil on võimalus kaasa rääkida, kes natukenegi tahab. Mulle tundub, et see ongi avatud jalgpall. Ma arvan, et see on lubadus number 1 äkki üldse. Ei, no okei, see lubadus number 1 oli see top 50 FIFAs on ju, mind see väga nagu ei heiduta või ei mõjuta, aga võt see avatud jalgpalli juhtimine, see on minu jaoks oli see üritus lihtsalt sõõm värsket õhku. Ma tegelikult tahaks näha seda, vaata me alustasime seda, et sa tundsid nagu muret, et neid madalama liiga klubis liiga palju ei olnud. Et selles mõttes need majanduslikult edukad klubid ja ma ei tea, noorte treenerid ja võib-olla need ei lähegi nagu madalama liiga klubidega nii kokku. Ma tegelikult tahaks loota, et kui vähegi madalama liiga klubidel on mingi huvi enda ürituse vastu, et siis saaks kuidagi nagu neid kõnetama, enda nii-öelda muresi, et tegelikult nende mured ongi natuke teised, kui seal ma ei tea, taristu areng ja nende pole vahet, kas sa mängid oma mänge Sportland Arenal või Nike Arenal või kas sul, ma ei tea, siin noortetreener saab Eestis 700 eurot palka või 900 eurot, et nendel on omad mured, et ma arvan, neid võib-olla kõigutaks siis mingite muude teemadega ja see äkki oleks huvi ka suurem. No täpselt, aga samas sul on nagu ikkagi võimalus tulla ja võib-olla ikkagi enda vaata. Kui sa oled nagu jalkafänn, aga noh, vaata, me siin mingi mõned nädalad tagasi ma arutasime ka, et kes need nagu madalama klubi juhid on, kas nad armastavad iseennast seda jalgpalli mängima, seda jalgpalli tegevust, mis on okei, või nad on laiemalt jalkafännid, et noh, ma arvan, on nii ühte kui teistpidi näited. Enamik on ikkagi jalkafännid, et võib-olla see on lihtsalt see välja kujunenud siuke ükskõiksus või lootusetus või selle kombinatsioon, et lihtsalt ei tule, ei taha ja võib-olla ei ole mõtet, ma ei tea. Ma räägin, see kuidagi osavõtjate arvu väiksus pigem nagu kurvast, see oli ainus asi, mis mind nagu kurvastas minu meelest. See oli nagu hea võimalus, ma ei tea, mis Tartus toimus täpselt, aga ma sain aru, et Tartus ka liiga palju ei olnud. Aga mis ma tahtsin veel öelda? Esimene asi, vaata, tulin sisse, esimene asi, näen juba mingi Sokkerneti ajakirjanik ja Õhtulehe ajakirjanik tegelikult istusid ja vestlesid Ragnar Klavaniga ja siis Ott tuli videomehega sinna kohale, et Postimehest, et täitsa ikka oli, vaata, ajakirjanikel oli ikkagi huvi selle ürituse vastu. Ja ütleme, Delfi, vaata, kes on siis erapooletu kajastada, teda sa ei maini praegu siin? Ma ei tea, ma ei näinud nagu ma pole tundnud ära, vaata. Mul jäid silma need 3. Ju ikka Delfi oli, ta tegi mingit artiklit sellest. Ta tegi küll tegelikult. Ei, ta oli, mul jäid silma, ma ei tunne ka kõike ajakirjanike näopidi, ega ma ei olnud seal, et vaadata, kes on. Vot, on sul endal küsimusi selle ürituse kohta? Ei, ma arvan, ma sain üldpildi selgeks ja ma arvan, kuulajad said ka mingi arusaama, et mis seal nagu toimus, et räägin selles mõttes, et meie need, ma arvan, mingi mõtted nendest kogukondadest ja asjadest on nagu suht nagu kattuvad ka, et mille nimel me seda asja nagu üldse võiksime teha ja mis need tingimused on, mida me ka taristu puhul tahame näha, et ja noh, ma arvan, et ma ei tea, mul on nagu hea meel, et see tuli, et ma kahjuks ütleme endal nervis nagu väga, ma oleks saanud nagu tulla mingid väga tahta, aga ma ei hakanud siin kuradi, meil on auväärt Eesti jalgpalli pere on nagu koos, et ole kõige viisakamast. All right, nii, vahepeal mind ei olnud ära, ma tahan ühest asjast sinuga veel, mis natuke haakub, see rääkisin piletitest, üks asi mitte nagu närvi, aga veits pani põlema küll. Olin siis Stockholmi lennujaamas ja mis ma loen meie Telegrami mängupäeva chatis, keegi ütleb, et kuule, et 9 eurot Kalevi mäng, tsipa kallis on. Ja ma võib-olla nii väga ei reageeriks, aga siis tuli Maarjo seda arvamust kaitsma ja siis ma läksin põlema, sest et sinuga on ikka tore vaielda. Ja võib-olla mitte nagu agressiivselt vaielda, aga lihtsalt tahaks enda vaatenurga võib-olla laiemalt rääkida ja kuulata ka sinu mõtet laiemalt. Ma saan tegelikult selles mõttes aru, mida sa tahad öelda ja ma olen laiemast sellega nõus, aga ma lihtsalt üritan enda vaatenurka öelda. Miks ma arvan, et Tallinna Kalevi 9 eurot per mäng ei ole nagu katastroof või seda ei tohiks üldse mingi probleemina käsituda. Sellel on ma vist 3 erinevat põhjust, võib-olla rohkem ka. Esiteks, 9 eurot tänapäeva Eestis ei olegi kallis hind, ma lihtsalt ütlen igaks juhuks. Isegi kui need plastiktoolid olid sitased ja seal oleks saanud ainult sooja õlut ja küüslaugu leibi. No ma kiirelt mainin, et võib-olla keskmisel Tallinna elanikule pole 9 eurot kallis, et kindlasti praeguses majanduslikus olukorras on juba
inimesi, kes vaatavad, kas nad saavad seda natuke kallimat hakkliha osta või natuke odavamat, on ju. Aga ütleme keskmisele võib-olla 9. Ma hindan seda, kui ma ei hinda jalgpalli kui vorstiga, ma hindan jalgpalli kui meelelahutus. Aga meelelahutus on esimene valdkond, kus hakkab inimene kokku hoidma, kui tal vähe ei ole. Aga me ei räägi sellest, et tahab kokku hoida, siis tahabki kokku hoida, mis seal ikka on. Ega kinopilet ei hakka ka maksma selle pärast 3 eurot, et äkki keegi ei tule meie filmi vaatama. No ütleme, see on pakkumise nõudluse suve lõpuks. Nii, seda esiteks. Teiseks, ma arvan, et Kalevil on täiesti õigus küsida oma mängude eest Kadriorus piletiraha 9 eurot sellisel lihtsal põhjusel, et Kalev on seda tõestanud, et nad teevad sellest 9 eurot väärilise ürituse. Kalev pakub sööki, Kalev pakub jooki, muretseb selle eest. Kadriorg on väga okei nagu koht, kus seda vaadata, ilus staadion. Kalev pakub, ma ei tea, istmealuseid, mis iganes sinna. Seal on Kadriorg staadion okei WC, 9 eurost. Ja seda on nagu eelnevad hooajad Kalev teinud. See ei ole nii, et me nüüd ausalt teeme, et Kalev on seda teinud. Nii, oota, ma kohe segan nüüd kiirelt vahele. Nii, sina arvad seda. Ma tegelikult kiirelt mainin ära üldse, kus see nagu arutelu üldse hakkas, et miks mina seal aga tulin, kes võib-olla ei ole selle nagu teemaga kursis. Mina rääksin proportsioonidest, et Tallinna FC Floral ja Tallinna Levadial, kes on siis Eesti 2 kõige edukamat jalgpalliklubi, kellel on kõige paremad tingimused oma suve mängudeks. Pileti hind on odavam kui Harju Laagril ja Tallinna Kalevil. Oli see üldse mis algus. Ja mis puudutab nüüd seda 9 eurot, siis sina arvad seda, et selle raha eest on see hea tingimus. Nüüd ongi küsimus see, kas keskmine Eesti inimene, kes käib üritustel, arvab seda. Ja seda ma ütlen, tegelikult näitabki meile lõpuks see, kui palju inimesi on valmis ostma selle 9 eurose Tallinna Kalevi pileti. Ja ma julgen hetkel öelda, et infot on konkreetselt omamata, siis ma arvan, et mitte liiga palju. Et väga paljud inimesed, kes Tallinna Kalevi kodumängudel käivad, paratamatult on siis kas noormängijad, kes saavad kuidagi oma klubikartidega sisse või siis ütleme mingid muud kaudu inimesed. Et ma arvan, et näiteks Tallinna Levadial ütleme, on väga odav pilet, on erinevad soodused ka, millega saad inimesed sisse. Eelmiste aastate andmetel minu meelest see piletikassa oli Tallinna Levadial konkurentsitult kõige suurem Tallinna klubidest. Ehk siis mingi nurga alt, nende pilet on küll odavam, nendel käib normaalset rahvast, aga nad suudavad ka kõige rohkem raha teenida. Ehk siis see mudel, ma arvan, praeguse huvi stsenaariumiga on palju parem ja palju kasulikum klubi jaoks. Väga hea, nüüd ma jõuan 3. punkti juurde ja väga hea, sa rääkisid nüüd enda selle asja ära. Pikas perspektiivis see, mida Levadia Flora teeb, ongi enesetapp. See ongi, nad pakuvadki liiga odavalt seda, selles ongi probleem. Ja ma tahan kuhugi jõuda. Mäletad, ma rääkisin sulle, et kõige tähtsam on see maksev klient on ju. Aga sul Levadia puhul ongi maksvad kliendid olemas. Aga nad nüüd jõudsidki tippu ja neil ongi nüüd raske edasi minna, sest et nüüd nad peavad tegelikult seda tõstma, seda hinda. Aga nad ei saa seda tõsta. Ma ei ole selle nurga, et ütleme, räägime jätkuvalt. Minu jaoks on alus küsimus on see, kas sa teed sellest klubist enda klubi või sa ei tee seda. Me räägime meil Tallinnas on see, et neid inimesi, kes saaks öelda, et see on minu klubi, no neid ei ole. Tegelikult mina olen selline, rahvusvahelise maailma mõttes ma olen tegelikult nagu totaalne erand. Selliseid inimesi ei ole su, ma ei tea, Londonis, et ma laupäeval lähen vaatan Tottenhami mängu ja pühapäeval lähen vaatan West Hami ja esmaspäeval vaatan Brentfordi. Maarja, ma nüüd segan sulle sorry vahel. Kalevil ei olegi olnud seda 50 aastat teha. Kui Kalev praegu hakkaks väga nagu turu, nagu liiga odavate piletite või tasuta piletitega seda tegema, siis nad jõuaksid lihtsalt sellesse punkti, väga lolli punkti, kus neil järgmised samme oleks väga raske teha. Ma ütlen, et tasuta ei pea tegema, aga sa ei tohi nüüd ausalt. Mina arvan, et me oleme hetkel Eesti jalgpalli huviga selles kohas, et sa ei tohi kedagi eemale peletada sellepärast, et ta arvab seda, et see 9 eurot ja mis iganes mõne jaoks võib see viis olla. Aga nüüd ma ütlen ausalt, okei, aga see on nüüd järgmine punkt, et see ei tulnud nagu suvaliselt tädi maalilt, see tuli nagu jalgpallifännilt ja ma arvan, et jalgpallifännid me ise küll ei tohi selle pärast, no ausalt ei tohi virisida ja kui keegi ütleb okei, aga kui ma tahan kuradi 3 mängul käia, no siis sa ei saagi 3 mängul käia, sa peadki enda valima selle klubi, kus sa lähed, see ongi indikaator. No mida ausalt, jah, mingi määral küll, loomulikult kõiki asju ei saagi elus külastada. Kas sina ostad, kuidas kas sul on Nõmme Kaljus on hooajapilet või? No mul on hooajapilet, jah. Või ütleme, meil on fännipilet, ütleme selles mõttes, et me toetame sellega rahaga fännklubi eelarvet, millega eest me saame teha erinevaid. Aga klubile sa maksad? Klubile me no vot, see on juba vale. Saad aru, Nõmme Kaljul on juba, teil on juba vale suhe.
majanduslikult sa võid öelda. Mingil määral ma olen nõus, aga. Sa võid öelda, et inimlikult on see hästi, aga see on majanduslikult juba vale. Meie performance toob inimesi juurde staadionile. No toob. Hea näide, kus juures jälle ilutine Flora Kalju, kus sain infot, et mingid inimesed olid esimest korda Eesti liiga mängul ja ütlesid, et ebareaalne, kui äge võib olla Eesti jalgpall. Just selle tõttu, et seal olid Flora fännid tegid möllu, Pyros show'd, Kalju fännid tegid möllu, no sellised tagasiside lihtsalt sain, et paratamatult toob, Saksamaal samamoodi, miks tegelikult need fännisektori piletid on nii odavad, sest need fännid, nad küll enamasti ise maksavad, kuigi näiteks Itaalias Martin ei maksa midagi, nad lihtsalt on selle kontrolli üle võtnud, et nemad tegelikult toovadki selle kolmandiku stata täis, mitte need mängijad too, vaid need fännid oma atmosfääriga toovadki. Loomulikult ma ei hakka võrdlema siin mingid Kalju fänne, ma ei tea, mingite Milano Interi fännidega, aga see point on sama, et fännid, kui me nemad panustavad sellesse üritusse, siis nemad pakuvad ka nendele külastajatele mingi parema meelelahutuse. Ma olen sellega nõus, selle vastu ma ei vaidle, Maarjo. Aga see, et teie piletist ei lähe eurotki klubile, see on juba majanduslikult vale. No ja mingi päev ma olen muidugi nõus sellega, aga ma räägin, see on tehtud teatud eesmärkidega, et luua üldse mingid eeldused, et see nii-öelda fänklubi saaks kasvada. No. Kui Premium Liiga klubi, ma ei tea, meil vist selles mõttes on vähemalt kõik piletiga enam-vähem. Jah, Premium Liigas vist kõik ma maksan. Kõik, jah. Ma arvan, et tegelikult nagu, jah, seal on küsimus see, et okei, mõni klubi nagu see toodi välja, et lähed see Sepa staadionil ongi sul sitane see iste, ja sa mõtled, kurat, ma maksin mingi 9-10 eurot pileti eest, tehke seekord see ju ja võta ometi tegelikult aega. Käid lapiga kõik üle, tegelikult ma ei tea, 20 minutit palju seal need istmed on Sepal. Et sellega ma olen nõus absoluutselt, aga laias laastus ma arvan, et Premium Liiga klubid kõik peaksid aastal 2025 mõtlema, miks nende pileti hind ei ole 10 eurot või miks inimese jaoks tundub Premium Liiga mäng 10 eurot liiga, nagu pilet 10 eurot liiga kallis. Kõik peaksid mõtlema sellele. Mõtlema peaks küll selle peale, aga eelkõige peaks mõtlema selle peale, et miks neid inimesi ei ole, kelle jaoks see klubi on nii oluline, et oleks valmis kandma sellest 10-20 eurot. See on üks alaosa sellest minu küsimusest. Ma räägin, me võime tegelikult jõuda siin vabalt ka näiteks, ma ei tea, mingi Eesti jalgpalli koondsepiletiteni. Ma arvan, et meil on tegelikult Eestis mingi, ma ei tea, 1000 pluss inimest, kes võiks selle, ma ei tea, hetkel vist Eesti koondsepilet maksab umbes mingi 15-20 eurot, selline odavam. Kõik odavam, jah. Ma arvan, meil on reaalselt mingi 1000 pluss inimest, kes ütleks, et tegelikult see on jumala odav. Kui sa võrdled mingite teatripiletitega, et võiks vabalt selle Eesti koondse piletist maksta 40-50 eurot. Mitte midagi ei oleks. Aga kas see suurem mass tuleb sellega kaasa? Mina ütlen praegu selle hetkel, et ei tule. Et mina ütlen, et eesmärk oleks ikkagi samamoodi, kui sa Aleg Ukraina võimalikult täis panna. Kas paneme või? No ei panegi, vaata. Me paneme odavamaga ka. Aga kui me paneksime selle 40 eurot, siis meil oleks see 1500 inimest üldse. Meil on see kriitiline mass. 3500. No ei ole, ütleme, et normaalselt mängul ikka 7000 on olemas. Pole ammu ikka 7000. No ütleme, on ikka, sa mõtlesid mingi viimased mängud võib-olla siin, jah, esmaspäeva õhtul kehva ilmaga siis ei olnud, aga siuke. Ei, ma saan selles mõttes sust aru. Ja tegelikult see koondise pilet ei ole ka seal keskel on ju mingi 30 eurot, midagi sellist. 25 äkki, 25-30. Midagi sellist, et selles mõttes minu arust see koondise, see on okei, aga ja koondiseks see on täitsa teine asi. Kui sa pandaks proportsiooni, 9 eurot Premium Liiga kuskil laagris ja 15 eurot Aleg Ukraina Eesti koondise mängida, siis ma ütlen, need ei ole minust proportsioonis. No, siin ongi küsimus neile, kes liiga odavalt pakuvad ja jällegi. Levadia, Flora, mul on küsimus neile, siis miks te ei ole suutnud, nagu miks inimesed ei tule 10, võib-olla tuleksid, võib-olla nad ei pane. Kus sa tead? A Le Coq Arenale 10 eurot pilet Flora kodumäng. Ütleme selles mõttes, kui me räägime suurematest mängudest heal ajal, siis ma arvan, et suvel vabalt võiksid tulla, kuigi jälle tulles selle raha juurde tagasi, mis oli nagu reaalselt, ma olen nagu nõus sellega, et sellest lõpust ei olnud tegelikult suurt kasu mitte midagi. Aga selle ühe hetke emotsioon oli, kui see Frankfurdi Eintracht tuli. Flora tegi, see üle euromängu tegi ka viiekaga, vaata. Ja ma ütlen, lõpuks tõesti sellest mitte mingit tolku ei olnud, aga see viiekas mõjutas tol hetkel, ma ei tea, kui palju see viiekas teeb. Sa ei tead, miks nad tegid seda või? Et teile ära panna? Ja, ei, vahet pole, vaata. Sellepärast see ei olnud muud mudelit ju. Ja, aga see oli nendel inimestel, kes seal käisid, oli, ma ütlen, elu kuradi kogemus. Ja need samad inimesed pärast tulevad ja kohalik Westi Vutt on sitt. Ma arvan, et me peaks nagu, kõigepealt need fännid, kes jälgivad Eesti Premium Liigat, sa kogu aeg räägid, et me ei peaks, vaata, igal võimalusel ma olen sinuga nõus, kohalik jalgpalli ärme nagu alaväärista seda.
ja siinkohal ka ma ütleks, et me kõigepealt alustame enda seest, lähme älavääriste jalgpalli, need, kes... Aga sa ei saa seda vaadata enda ega minu nurga alt, ega nende inimeste nurga alt, kes... Oota, stopp, ma räägingi, jalgpallifännid üleüldiselt kõigepealt, need, kes me vaatame Eesti jalgpalli kogu aeg, et võib-olla oma tegevusega, alustame endast, oma tegevusega, oma hoiakuga me ei alaväärista seda, siis järgmisena nagu me ei peaks võib-olla nii palju muretsema nende pärast, kes igal võimalusel leiavad mingi põhjuse, miks mitte mängule tulla. No okei, ma toon nagu teistsuguse näite, et kui ma siin seda mingit Kalju fännlust nii-öelda nagu, ma ei tea, esindan mingi nurga alt. Kui ma võtaks nagu selle nurga alt, et meil on ka mingid inimesed, kes seal käivad võib-olla hooaja jooksul kolmandik mängudel ja kui kehvem ilm on ja kehvem mänguaeg on, siis nad ei tule. Kui ma oleks nagu nende peale mõtleks nagu sama nurga alt, et kuule, et miks te ei ole valmis nagu nii palju panustama, kui mina tahaks panustada ja ma oleks nagu kuri nende peale, siis nad ei tuleks üldse. Mina ütlen jätkuvalt, minu point on see, et me peame tegema kõik endast oleneva, et need inimesed üldse tuleksid sinna praegu. See on nagu Eesti jalgpalli reaalsus ja siis hakkame hiljem hetkel mõtlema selle, et kuidas nende käest, kui nüüd tõesti on see nende jaoks oluline, kuidas nende käest saaks ka mingid vahendid kätte. No, palju edu veel 30 aastat siis teile. Selge. Ma ole selles mõttes nõus. Me 30 aastat me oleme samad strateegiat teinud, see ei tööta, aga me raiume ikka edasi. Ei ole. Küsimus ei ole mitte selles piletistrateegias. Küsimus on selles, et inimestele pole seal mängu külastamine tehtud mugavaks. Küsimus on selles... On ju, Valekokk Areenal on mugav külastamine. Ja ei suvel sul küll, ja suvel käibki sul seal Levadia ja Flora kodumängudel täitsa arvestata hulk inimesi mängatamas Eesti ürituste. Käib või? No ma ütlen, kui 500 pluss inimeste on üritus, ma ütlen, see on Eesti mõistus arvestada hulk inimesi. Levadia, kui sa tegelikult vaatad, siis ei ole väga palju. Mina ütlen arvestada hulk. Levadia ja Flora kodumäng ei ole ju midagi rest. Levadia ja Flora... Mitte oma vaheline, aga lihtsalt Levadia Rea kodumäng. Ma arvan, Rea kodumäng on normaalse ilmaga 500 pluss. Mingi 400 pluss. Okei, see selleks vahet ei ole. Ma jääme selles mõttes eri arvamusele, aga ma saan aru, mis sa räägid absoluutselt. Sellele peab ka mõtlema, et mass saada ka taha, see on ka oluline. Ei saa nii öelda, et mul on üks maksev klient ja ma olen uhke sellele. Ma ütlen ühe asja Kalevi kohta veel, mis mulle tundub, jälle siin ei ole nagu kinnitatud fakti, aga mis mulle nagu jõhkralt meeldib, on Tallinna Kalevi puhul see, et vahet ei ole, et kes ostab selle 9 eurose pileti, kes tuleb sinna lõpuks tasuta, siis Tallinna Kalev minu meelest on üks klubis, kes pakub ise oma neid toitlustusi ja asju. Ehk siis see raha peaks minema Tallinna Kalevile ja see on see asi, mida mina nagu väga toetan, et selle asja eest on Eesti inimene valmis palju nii-öelda parema meelega maksma, kui selle eest üldse sinna kohale tulla. Et saa need inimesed kohale ja küll nad ka kulutavad, on minu loogika. Okei, jah, ma olen nõus sellega. Nii palju siis, sest teinekord arutan veel. Ma lihtsalt tahtsin enda nagu vaatama, aga võib-olla see tundub, ilmselt tundub, see on väga ebapopulaarne arvamus. Keegi ei taha rohkem maksta, aru saada, aga natuke, me siin rääkisime majanduslikult edukatest klubidest. No, ütleme, väga paljud asjad algavad su peast ja hoiakust. Jaa, aga eelarve mõttes me räägime ikkagi nii, klubi eelarve mõttes räägime olematust sumadest. No aga mõtle, sinule Maarja, või nagu ma ei tea, mis iganes tullakse, esiteks Kalevi mängul on need lastel ongi nagu nii juba need piletid soodsamad on ju. Tuleb pere, ema, isa, laps on ju. Et nüüd sa maksid, et nüüd sa ei lähe, siis sa maksid sellest 200 eurot rohkem või? Kinopilet on 200 eurot. No. Ja, aga ma räägin inimesed... Üks kinopilet on 200 eurot. Sina vaatad seda võib-olla nii-öelda keskmiselt kõrgema palga inimese näol nagu oma vaatan. Vaata, su kõik argumendid algavad sellest, mina vaatan selle läbi majandusliku loogika. Ei, no sa vaatadki läbi äriloogika, pane enda inimese nii-öelda kingadesse. Et sa ütled, et siin on nagu väga tore, et seal müüakse õlut ja toolid on puhtad ja veetsed on ka. Kui palju meil on üritusi Tallinnas, erinevaid üritusi, mille vahel peab inimene valima, kellel on samamoodi on kõik tingimused täidetud, seal on väga hea olla. Kui palju sul oli üritusi 25. aprillil, mis see mäng on? Nimeta mulle. No, me ei räägi puhtalt 25. aprillist, me räägime massiüritust, et neid on Tallinnas nii palju, sa võid minna kuradima parki jalutama, kohvi juua, sul on ka seal väga mõnus olla. Ehk siis selle ainus kohvi, mis maksab tead kui palju või? Võtab termosega kodunt kaasa. Ainus küsimus on seal see, et miks see inimene tuleb, on see, kas sa teed see klubi tähtsaks enda jaoks või ei tee. Just. Ja ma tulen jälle selle küsimuse juurde tagasi. Iga premium liiga klubi peaks mõtlema, miks aastal 2025 ta ei saa miks aastal 2025 on 10 eurot mängupilet eemale peletav.
iga Premier Liiga klubi peab seda mõtlema. Sellega ma olen nõus. Ot, jõudsime kuhugi, kus me oleme ühine see, vaata, see on see Venni diagramm, tead, mis on Venni diagramm? Ikka tean, jah. See on see väike ühine täpp. 2%. Okei, räägime äkki Premier Liigast ka veits, et ma tõesti vahepeal ma nägingi ainult Levadia Kalju mängu põhimõtteliselt. Paide Kuressaare nägin ka viimasest 2 voorust. Et võin ainult seda öelda, et no muljet avaldav, no muljet avaldav, no palju õnne, kuradi, no vot see on remontada reisk, vot see on remontada, no. Ma lihtsalt fantastiline, no, tõesti, ja mis mulle viimases mängus meeldis, ei olnud peatreenerit seal kõrval, no muidugi ta valmistas tiimist, ei olnud tähtmängijat, on ju, nagu kuradi, okei, mängu algus oli veits siuke, noh, võib-olla natuke liiga madal olite, ma räägin Levadia mängust, aga ülejäänud, ei olnud seal Levadia ei osanud, ta ei teinud, see on aru, mida tegema peab. See on aru, mida tegema teiega peab. No, ta oli kontrollitud võit, aga noh, ütleme, kui minna nagu natuke tagasi, siis me siin 2 nädalat tagasi vist oligi see, kui me siin viimati arutasime nagu Premier Liiga teemadel, siis ühe kaotusega kaugusel oli minu arvates nagu umbes sellest, et siin nagu uue võib põhimõtteliselt nagu läbi olla, see oli siis Flora Kalju mäng ja Lillekülas. Seda ma ei näinud, ma ei oska midagi öelda. No see on lihtsalt see, et ma ei ütle, et midagi nüüd oleks nagu Kaljus nagu totaalselt mingi ümbersünd olnud või mingid asjad nagu oleks totaalselt muutunud, et ma arvan, et mingid esimeses ringis ei olnud ka mingeid süstemaatilisi probleeme, seal lihtsalt olid teatud nüansid, mis läksid valesti, eriti nagu kaitsemängus ja natuke ebaõnne erinevate asjadega ja siis... Teil olid mingid tükid võib-olla täpselt panemata, mulle tundub, et see Tambetuu nüüd leiti Tambetuule õige roll, kus ta saab tugevast välja tuua. Täpselt, ma tahtsingi sinna jõuda, et noh, aga noh, mida sa muud eeldadki mängijalt, kes on kuradi Belgia kõrgliiga normaalse kogemusega. Ei, ma tema sai kahelnud kordagi. See oligi, ta sai vormi, et noh, nüüd on hakkab, ma natuke ootan isegi veel rohkem temalt, aga selles mõttes, et on näha jah, asjad on seal paigas. Podoljužin, kes seal tegelikult alustas hooaega enda kohta nagu väga halvasti, on taas leidnud selle eelmise aasta nii-öelda vormi üles, et jah, et... Tambetuun teil laenul on ju? Ei, täitsa tuli. No see on ju kuradi. Sa räägid Guilhermest, vot see, noh, okei, noh, ma saan aru, rahulist muidugi on Guilherme see, nagu põhivend on teil praegu Tambetuulist, vaata seda venda, noh. No, jah, vaata. See on praegu, vaata, kui jaotame niimoodi robustselt jalkatiimi pooleks, et on nagu kaitsepool ja ründepool, Premier Liigas ei ole kaitsepoolest praegu tugevat mängijat. No jah, ilmselt nõus. See on muidugi see teema jälle, kus meil siin nagu arvamused nii lahknevad ja siin, ma ei taha väga kaugele jääda, aga lihtsalt siin alati küsimus, et kuidas sellised staatusega mängijad üldse jõuavad näiteks Eesti liigasse, mitte näiteks kuskile, ma ei tea, Slovakkia 10. klubisse, et noh, need sellised mängijad ja nende agendid, ma arvan, noh, ma ei kahtlegi, et sellisel mängijal on palju kõrgematest liigadesse võimalik ka minna, kui ta tahab, aga lihtsalt see Euroopa nii-öelda eurosarja väljund ja asjad on see, mis neid agente ja mängijaid nagu paelub ja noh, sama see Otto, noh, kes tegelikult, ütleme, ei ole enam nii sära, kui too algus oli, aga noh, ütleme, loomulikult on ju palju kõrgema tasemega kui Eesti liiga. Läbi ammustatud lihtsalt klubide poolt siin. Kusjuures mina seda, vaata, kui sa fännad, siis sa nii hästi tegelikult sellest nagu mängu taktikalisest poolest, noh, sa ei jõua jälgida, jõud mõne õlle ka kõrvale. Siis ma pärast sain sõbra, kes sain päris head nagu tagasida, et kuidas nagu oli Kalju plaan, oli Otto vastu. Noh, Rommi siht tegelikult võttis meest terve mäng, ja noh, võeti ta tegelikult totaalselt mängust välja, aga jah, et noh, jalgpallis ma räägin, asjad võivad väga kiiresti muutuda. Ei, no muutuda võivad, lihtsalt mulle väga meeldis, et lihtsalt, nagu mulle meeldis see fakt, et tegelikult Levadia ei saanud mitte midagi aru, mida tegema peab. See oli nagu nii, ma arvan, et see oli, et seda on juhtud muidugi siin Kurro Torres ajal kindlasti ja eelmisel hooajal ka natuke juhtus, aga nagu nii pika aja jooksul ühes mängus. See oli nagu väga huvitav vaadata, et see on nii teenitud võit, et kui üldse oled nagu nii, no jällegi muidugi saame jälle, oleks, ma ei tea, enam-vähem Ainsaluse löök, seal ülihea löök oli, oleks, ma ei tea, risti maandunud, ma oleks jälle teist juttu rääkinud, mis iganes, et see algus oli selline, et seal oli siuke, ütleme, 1,5 momenti oli Levadial, aga nad ei löönud ära ja teil pärast seda oli kõik. Ja muidugi, noh, Karl Valdner ka aitas natuke kaasa. Ei, see oli kontrollitud võit, jah, aga kui tulla nagu selle eelmise nii-öelda siis Kalju Florale, mis 3-2 siis Kalju võitis, noh, siis seal tegelikult ei saa öelda, et see oli, ütleme, võrdne mäng, kus oleks võinud samamoodi mõlemale pool kukkuda, et need on nii kisi asjad. See penaltiga lõpus, see oli lihtsalt, kusjuures teie peatreener ka toodab ikkagi sotsiaalmeedia sisu vaata teist nädalat järjest, et see reaktsioon oli väga ehe. Ma arvan, et fännidelt saadi plusspunkte, kui 5. sektorile žesti näidati. Ja teine asi oli see, millest ma ei saa aru, miks meie Premier Liiga kanalid, Jalgpalliliidu kanalid ei ole seda levitanud, kuradi kõik välismaised on seda näidanud.
tüüp oli katusel, no see on kuradi, no see on siuke, noh, ma ei tea, mis iganes meem, lahe asi, noh. Jah, sotsiaalmeedia asi, ma ei tea, miks me ei no ma pakun sellepärast, et see Jalkaliidu jaoks tundub neile, et see näitab kuidagi halvast algusest Eesti liigat, et ma eeldan on see. Aga mis puutub. Stories nad ju näitasid, nad ei ole. Näitasid seda ikka? Jah, stories näitasid, aga nagu edasi, kus me ma mõtlesin, et äkki kardavad, et Aivar vaatab, et see ei näe hea välja vaata. Võib-olla vaataski story'st, ma ei tea, tegelikult Aivaril ei ole instatust. No kuule, info jõuab. Aga see Andrei emotsioon jah, ütleme, no kogu see mäng, kogu see penalti mööda läks, ma ei tea, kas ma see aasta saan paremat emotsiooni, ma loodan, et ma saan veel, aga no ütleme, isegi kui sa Euroopas võidad, ma arvan, ma ei tea, see oli totaalne kaif lihtsalt, see on see, mille nimel sa reaalselt teed seda, et miks see jalgpallifännus võib olla nii ilus. Nii, ma arvan, et teil on jäänud nüüd ainult Paidele tagasi teha ja siis on ideaalne teine ring. Teil on nüüd Tammekaga võõrsil, no Tammeka on totaalselt audis, aga see on siuke ohtlik vastane. See on trikimäng sellepärast, et sa hakkad mõtlema, et kuradi ongi, et tiim on vastane nii mudas vaata, et võib-olla ei häälesta ennast piisavalt. Ma loodan, seda ei tehta, aga ütleme selles mõttes, et on trikimäng, et ma vaatasin mingi aeg statsi, et Vasser vaata mingi tippudel põhimõtteliselt üldse väravaid lööb ja Kalju vastu tal on mingi, ma nüüd natuke eksin, aga ütleme umbes ta mängib mingi 5 mängu ja lööd 6 väravat või midagi siuke, et 6 mängu ja 6 väravat või see on nagu mingi Kevin Mätas lõi ainult Kaljuga vahepeal. Vasser on ka samamoodi, et selles mõttes ta on jah, ütleme seal ohumärke anna. Vot ja no kuna ma ausalt ma nägingi ainult seda Paide Kuressaaret, et ma ei taha rohkem nagu rääkida, tahad sa veel midagi välja tuua sellest 2 viimast voorust? No ma natuke peab ikkagi, ma arvan, selle Paide nagu välja tooma, et jällegi, kui ma siin 2 nädalat tagasi rääkisin, et ma arvan, et see aasta liiga on selline, et allapoole nagu midagi põhimõtteliselt ei anta ära, siis Paide suutis mulle tõestada vastupidist. Ma käisin seda Kadriorus vaatamas ka seda Kalev Paide mängu ja ostsin pileti kusjuures. Ma oleks ka seda teinud. Ja siis, no ütleme, loomulikult seal väljak oli ka natuke küsimärki ja värke, aga miks mul oli tol päeval oli nagu 2 varianti, kas minna seda Kalev Paidet vaatama või siis minna õhtul oli siis Levadia Tammeka. Ja siis me sõbraga arutasime ja vaata, Kalev tuli siis selle seeria pealt, et nad olid 6 lasknud Kaljule ja 9 Levadiale. Ja ma ütlesin, et lähme vaatama, et istume Stoikovitsi selle taha vaata, et seal hakkab täna kino saama. Ja täpselt kõik läks ka niimoodi. Seal ikka tõi vahepeal sukust mingi serbiakeelset värki juba, et kusjuures ma tahtsin veel, mõtlesin, et see on nii klišeesid öelda, aga no kui keegi Kalevast õkseb, siis see on Paide ja no nii tuli. Ma ei tea, see tiim nagu vaatasin meie lemmik Kalašnikovs, kes selles Vene podcastis, siis ta ütles seal, et ta nagu üritas niimoodi mitte süüdistada, aga point, mis ta öelda on see, et tegelikult Paidel ei ole ju halvad mängijad, seal on nagu Eesti koondistes suure kogemusega mingi Miller, Lillander, Saarma on hea mängija, siis on need Balkani vennad kaitsjad, praegu Suuso, Georgiou ja nii edasi, tegelikult on jumala hea tiim, aga mängima ju ei pane neid, ja kuule, kui sul nagu lihtsalt, ma arvan, et kõik on seda öelnud, ma ei viitsi seda lausest öelda, ma ikkagi ütlen, et kui sul ei ole plaan B, kui sul ei ole plaan B või kui sa ei taha seda plaan B üldse rakendada, siis sa hakkad vastu näppe saama, lihtsalt, see vastu on lihtsalt nii kerge mängida. Jah, kusjuures sellega on see, et ma seoses sellega, et see Bodø Glimt Euroopas sai nagu väga kaugel, siis ma hakkasin nagu enda asju ka natuke vaatama ja see oli nagu huvitav mõte mulle nii-öelda kõrvu, mis oli nagu nende klubi nii-öelda siis treenerite ja spordiosakonna vastutavate inimeste nagu filosoofia, et nemad ei räägi seal üldse mingist võitmisest või kaotamisest või mingitest tiitlitest, nemad räägivad ainult siis nii-öelda sooritusest väljakul ja see ei ole siis nagu selline mingi pehmo kultuur, et tähtis on, ma ei tea, osavõtt, mitte võit, et mida siin nagu üritatakse propageerida, vaid reaalselt ja mina usun ka nagu sellesse mõttelaad, et natuke on see Paide on ka minu seda teed läinud, et nemad räägivad ka kogu sellest sooritusest, lihtsalt see sooritus tegelikult tihtilugu ei ole see kvaliteedi sooritus, et millest nad räägivad, aga mina usun ka sellesse, et pikas plaanis, kui sa mängid hea intensiivsusega, lood rohkem väravõimalusi, kõrge efektiivsusega vastane, Vassel ei lase neid luua, siis sa pikas plaanis võidad neid hooaegasi. Et ma tahaks ka seda Eesti jalgpallis tegelikult nagu rohkem näha, et mitte ei räägid sellest, et kuidagi 1-0 kobistame ära siin liigas, et kuidagi jube hästi on asjad, pikas plaanis ma arvan, et ei ole. See pühapäev siis on Levadia Paide, tuletab meelde, et Epic Early Win, kui te seal koefitsientide listis, kui leiate selle Epic Early Win, selle valite ühe tiimi, ja kui see tiim ükskõik mis ajal läheb juhtima, siis on panus võidetud, nii et vahet ei ole, vaata, ta juhib, lõpus ei pea pinget tundma, vaata, sinu panus on võitnud. Aga
see nädalavahetus tegelikult on ju selles mõttes on ikkagi, ma arvan, et see on siukse fooni, mängujärgse fooni mõttes väga põnev mäng, sest vähemalt ühel tiimil ei ole see foon üldse hea enam. Ja võib-olla isegi mõlemal. Et siuke, no okei, tõenäoliselt Viigiga Paide tõenäoliselt praegu Viigi võtaks. No sa räägid siis Levadia Paidest. Jah, Levadia Paide pühab. No see on voorumäng, voorukeskne mäng. Et kutsun kõiki Aleko Karedale. No totaalne mõjuspalad, mängin, võtke emad kaasa ja emadepäev, just. Emadepäev, et ei saa, ma ütlen ausalt, ma ei tea, kas ma ise jõuan sinna, kuna siin mul muid tegemisi on natuke vaja teha, aga see on see mäng, mida tegelikult ma tahaks nagu kindlalt ka näha, et see on täpselt see, mis nagu mulle meeldib need lood ka nagu taustal. Ja see on see mäng, mis nagu hakkab tekitama lugus. Ja seal on see vastasseis, seal on siuke, mitte suur, aga väga hõõrdumine ja nad ongi raskes seisus mõlemad, kuigi imelik on öelda kahe tiimi kohta, kes on esimene teine või? No praegu ei, esimene ja kolmas vist nüüd. Kas Paide ja Flora peaks olema? No ühesõnaga ikkagi tegelikult on ju mingi 3 punkti sees kahekesi ja Levadia on üldse liider. Aga kui peaks Levadia kaotamisele, kui peaks, on juba 3 kaotust. Eelmine aeg oli terve hooaja peale 3 kaotust, millest üks oli viimases voorus on ju. Ja ma arvan, et Narva Trans praegu hõõrub ka käsi seoses sellega, et karika, ma ütlen praegu, ma arvan, paremat hetke pole. Sest et esiteks Levadial on Paide ja Flora vahel see karikamäng. Nad ilmselgelt nad ei saa praegu liigat niimoodi asjadel kuhju minna. Ja teiseks, Levadia ei ole ka parimas hoos on ju. Ja kolmandaks, ma arvan, et Trans on siuke vastik vastane. Ainus, oleks nüüd veel Narvas olles, see oleks nagu totaalne Narvas Famar. Ei, karika poolfinaal saab hallis. See mäng tuleb ju hallis. Ja, nüüd nädalavahetusema tuleb. Kas see tuleb nüüd läbi aega esimene halli mäng liigas või? Ei, mitte läbi aegade. Ei, mitte nagu üle pika aja. Ja, üle pika aja. Mingi 2018 äkki oli see terve voor oli. Siis kui see märts oli ülikülm. Mingi -20 vist oli ju. Jah. Et seal on põnev on seda jälgida. Ma räägin, see pühapäevane mäng, see võib mõnel katuse sõitma panna küll. Et võib-olla ma vaatasin huvi pärast ka ära, et vaata nüüd, kui me nagu räägime sellest Levadiast euroteekonna mõttes, siis see aasta on nagu jalgaliit nagu vastu tulnud, et enne esimest vooru saab juba tegelikult üleminekuid teha. Nädal aega on seal aega, et ma arvan juba... Enne esimest vooru, enne esimest üleminekut või? Enne esimest seda meisteliiga ringi saab juba üleminekuid teha. Et juba Kalju vastu tegelikult tõmmeldi juba seal ründesektsioonis, et ma arvan, et seal on vaikselt juba alla antud, et 1. juuli siis tuleb uus ründaja. Me jõuame tegelikult, kuna selgus, et Levadia on kindlasti asetamata, siis me räägime sellest, aga teil on ka karikas ju, kolmapäeval Kalevi vastu, Kadriorus. Et päris tugevad favoriid olete, eriti pärast seda 6-4 lükkasite liigas. Et ütleme, oletame, et te võidate, on ju. Ja oletame, et Narva Trans võidab. Mäletad seda, kui Flora mängis Transiga finaalis ja teie eurokoht olenes sellest? No, miks ma ikka kuidas sina tunneksid ennast enne sellist finaali, kus Flora eurokoht oleneks teie võidust? Ma võin siin nalja teha, et ma tahan, et Floral läheks halvasti ja kõiki asju, siis ma ütlen, siin on nagu mitu punkti. Üks on minu nii-öelda ebasümpaatia Flora suhtes. Teine on see, et mida ma Kalju fännina, loomulikult ma tegelikult tahan ju, Kalju ei ole sellises kohas võistkond, kellel oleks juba palju tiitleid, et mingi 3 karikafinaalil nad on juba niigi kaotanud, kui kõigepealt tuleb sinna jõuda, ja üks neist Transile ka. Ja üks neist Transile ka, et üks karikavõit peaks Kaljul üldse olema kogu ajaloo peale, et karikavõit, ma arvan, on klubi nii-öelda teekonna mõttes ka selle mõttes, et kui sa peaksid hakkama Euroopas mängima, et kasvatada seda nii-öelda emotsiooni, enesekindlust, kõike värk, et see on nagu väga oluline, et loomulikult ma tahan Kalju võitu ja ütleme, ja kui ma vaatan nagu ka laiemalt ikkagi seda asja Eesti jalgpallifännina, siis paratamatult võib see Flora mulle olla sümpaatne ja mitte, siis Eesti jalgpallil on kasulikum koefitsiendi punktide mõttes, et see, et esindab Eestit ikkagi Flora. Et meil siin on nüüd Flora oleks kindlasti asetatud võistkond, üks asi on, nüüd on, kui ma nüüd ei eksi, siis see aasta ja järgmine aasta on meil aega, kus on tuleb teha nüüd nagu tõesti väga korralik euroaeg. Me seda 1 euro kohta jälle ära ei kaotaks. Ja meil varsti ju kustub see Flora fantastiline alagrupi. Et nüüd on minust 2 suve meil aega nüüd, et see ära teha, et tegelikult see, et klubid õnnestuksid see aasta, eelkõige muidugi Levadia on üli-oluline. Ja kohe jällegi me jõuame sinna. Lihtsalt veel vahepeal, kui ma olin puhkusel, siis vaata noorte karikafinaal selgus, et ma vaatasin seal Flora mängis Transiga on ju, Sportlandil, mõtlesin, et kurat, siukse koostööga ometi võiksid võita ja võitnud. See
olid ju Kaares oli seal on ju. Alamaa, ja Remo Valdmets, no ütleme. Rõivassepp oli ka või? Rõivassepp peaks mahtuma sinna vanusse küll, ma ei mäleta, kas ta mängis või mängida. Ühesõnaga tegelikult, no mis point on see, et tegelikult jumala tugevate kogemustega tiim ja penaltitega siis Trans edasi ja teises oli ka minu arust üllatus see, et Vaprus tegelikult Kalevit võitis. Mõlemad üllatused ja 2 aastat järjest, kusjuures on huvitav olnud see, et poolfinaalid mõlemad penaltite peale. Eelmine aasta oli samamoodi. Eelmine aasta olid ju finaalis meil lõpuks Kalev Trans, nüüd on meil siis Trans Vaprus. Tegelikult see võib isegi, mulle tegelikult natuke meeldib, et just nagu 2 muust linnast seast on vist on nii, et see noorte oma on 1 päev enne. Ma isegi võib-olla läheks vaatama, kuna Vapruse mingi punt käis isegi seda poolfinaali vaatamas. Üliägab, seda tuleb kiita. Kui nii Vaprus kui ka Trans natukenegi mõistavad, siis nad võiksid ju mingid, vähemalt 1 bussikese inimesi kohale vedada. Ma arvan, et see võiks päris äge olla. Ja kuule, euro kohta mängus. See ei ole üldse naljaasi. Ja meestega samal päeval mängivad siis Flora ja Saku naised ja no seal kuigi Flora võttis ainult 1-0 poolfinaalis ja penaltid väravast arvatavast. See oli sükke ju penalti, et nii mõnigi liigitaks selle kusist alla. Aga see selleks, no tegelikult olid üle, aga lihtsalt lõpuks, kui sa võidad ainult penaltiga, siis on ikka jääb kripeldama. Ma ei tea, mul oli noorena, kui ma mängisin, mind jäi kripeldama, isegi kui ma olin vastasest üle, võitsin kusise penaltiga. Ma ei tea, mul on vist mingi sükke enda... Sul on lapsepõlve trauma. Enda mingi haigus. Nii, Levadia eurokarikat, paneme ekraanile selle pildi. Seal on veel kõik ei ole paigas. Need, mis on nagu siuksed tumedamad, on ju, tumesinised. Need on siis, need ei ole selged, need on praegused liidrid enda liigades, aga igal juhul on Levadia asetamata nendes. Ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et praegu et tiimid nagu Ludogorets, Rumeenia meister, Sheriff Tiraspol, Olimpia, Ljubljana, Malmö ja Borac, ma arvan, on hetkel pigem nagu väga rasked. No see Boracit ma ei paneks sinna, aga ülejäänud küll. No Borac mängis just tegelikult seal. See oli kusjuures täitsa lambi sats oli restam. Täitsa lambi sats oli nii palju, kui ma nägin seda. Kui sa mõtled seda Bosnia satsi, kes mängis Ljubljana Olümpiaga või? Jah, just. No, ma arvan, et ikka jõudsid sinna. Näljalt nad ikkagi jõudsid. Jäi, loomulikult selles mõttes, nad nemad oleks muidugi favoriid. Siis on tiimid nagu Žalgiris, RFS ja Kups on ka sellised, et ei tahaks. No vähemalt 70-30 favoriid. Ja sellised juba nagu Lincoln Red Nips, The New Saints, Linfield, selliste vastu võiks mängida. Islandlaste pool jälle oleneb, kuidas neil seal on ju. Ja Kosovo Tritast ma ei oska midagi öelda, pigem ma ei tahaks Kosovoga vastu minna. Ütleme koos, kui sa mõtled nagu kas või seal esimene punt selle Ludogoretsas, sest Malmödest asjast pole mõtet rääkida, seal on favoridikoorm on üliselgelt ühele poole, aga ma paneks selle Trita umbes sinna RFS-ide ja Žalgiriste punti, et nad on kerge favoriidid ilmselt oleks Levadia vastu, aga mängitav kindlasti. Ja teine asi, mis ma tahaks veel toonitada, et praeguse Levadia vastu oleks võib-olla ka Lincoln isegi favoriit, et natuke juurde paneme. Nii julgelt midagi ei julge öelda. No ma lihtsalt tegelikult ju ei tea, kuidas see Lincoln mängib, aga kerge ei saa ikka. Aga juurde on vaja midagi panna, jah. Praeguse Levadia jaoks oleks ükski vastane seal kerge, see on kahtamad. Ja ma tahaks, et oleks. Vot, et siuksed asjad ja rääkides siis natuke välismaistest asjadest, Alex Matast, Mannilan sai vahepeal meistriks on ju, aga ja ta on 25 eestland, kes sai, need mängud sai, mõned väravad sai, täitsa tubli, põhimees ei on muidugi, aga Alex Matast tam võib, see nädalavahetus ta võib saada meistriks, aga mitte oma võiduga, seal on see süsteem, neil on 6 punkti vahet Mariboriga, kui nad võidavad on 9, aga Maribor on järgmine päev mäng. Et kui Maribor võidab, see on ikkagi 6 ja seal on omavahelised mängud ja Mariboril on paremad omavahelised mängud. Ehk siis kui Olimpia võidab ja Maribor ei võida pühapäeval, siis on Olimpia meister juba see nädalavahetus. Ja, ütleme, neil seal tegelikult edu oli nagu nii, praegu on siis 3 mänguga juba 4 punkti saada. Nad kaotsid muidugi Mariborile ise, et nad oleks võinud juba eelmine nädalavahetus kindlustada, nad kaotsid. Neil siin tegelikult hooaja lõpp on päris keerulist kasutanud, et siin ütleme jätkuvalt, ma ütlen seda maha mängida pole võimalik, 3 mänguga sa 4 punkti tabeli teise pool satside vastu ikka kuidagi ära võtad. Kuidagi saad, pluss Maribor äkki ei võida kõik 3 ka. No seda ei tea isegi, et nad siin, jah. Siis Maribor nüüd nädala seest Tšeljat ei võitnud. Aga Tšelja on tugev ka, No jah, aga mitte... Ma lihtsalt näiteks vaatasin ootside põhjal, et kui omavahel mängisid Tšelja ja Ljubljana Olümpia, siis Tšelja oligi nagu jõhker favoriit. Mitte jõhker favoriit, aga selge favoriit oli selles mängus. Olümpia on natuke... Tamm on vigastada. Ei, ma räägin pärast seda, kui Tamm sai vigastada, kõik läkski alla mäge, et väga näeme selged seoseid. Ei, ilma naljata reaalselt nii on. Absoluutselt. Okei. Tahad sa veel midagi lisada tänasele päevale?
ei tea, ma tahaks lisada, et oli tore istuda põhjale. Kuule hea, davai, aitäh teile, et olite meiega järgmine reede uuesti, siis juba teame, kes on karikafinaalis. Jaa, tšau.